selle poolt. Kõik 17 volikogu liiget on päevakorra kinnitamise poolt ja alustame siis esimese päevakorra punktiga. Veeru-Nigula valla volikogu otsuse eelnõu investeeringutoetuse taotlemiseks projektide nimekirja kinnitamine. Ja annan sõna Raido Ehtole, palun. Toetust. Teadupärast siis vald on saanud 3 erinevat tüüpi toetusrahasid ja üks nendest siis läbi minu tehtud eelnõu on esimese asjana teinud. Suurusjärk meile on antud siis 420 000. Selle kohta on olemas meetmemäärus, mille alusel või kus on siis ära näidatud, millised tegevused on selle raha eest abikõlbulikud, millised ei ole. Üks põhiline tingimus on siis see, et ükski investeering või ükski tegevus ei tohi oma summalt jääda väiksemaks kui 20 000 eurot, see on siis koos käibemaksuga. Et nii kui üks objekt langeb alla selle, siis sellest meetmerahast seda realiseerida ei saa. Seletuskirja olen kirjutanud siis vallavalitsuse nägemuse nendest objektidest või tegevustest, mida me peame siis prioriteetseks. Nendest seletuskirjas esimesed 10 on siis sellised, mida sooviksime siis hakata kohe pärast volikogu otsuse loodetavasti heakskiitmist. Et iga selle asja kohta on vaja teha hange. Kui hange on läbi, siis esitada see hanke tulemused ja protokollid siis Rahandusministeeriumile, kes siis väljastab meile hanke tulemuse järgi siis rahasumma. Et seda 420 000 me otse niimoodi oma kontole ei saa. Praegult esimese 10 prognoositud eelarve kokku on cipa üle 320 000, mis siis jätaks meile reservi nii-öelda kuskil cipa alla 100 000, aga need numbrid päris kindlasti muutuvad, kuna nagu ütlesin, iga asja kohta on vaja hange läbi viia ja hanke tulemused tõenäoliselt tulevad veidikene väiksemad, kui nad siin tabelis praegu kajastatud on. Mis siis veel? Sellest meetmest üldiselt nii palju, et neid investeeringuid on õigus meil teha nii sellel aastal kui järgmisel aastal, aga sellel aastal peavad olema siis vähemalt kõik lepingud sõlmitud. Et tegevus ise võib toimuda ka järgmisel aastal, aga kõik lepingud peavad olema sel aastal ka tehtud. Siia nimekirja on võimalik teha mingil hetkel muudatusi ja see muudatuse tähtaeg oli novembri 15. november, jah, et pärast seda enam muudatusi teha ei tohi, et kui meil siin on näha, et jooksvalt tuleb midagi väga olulist vahele veel, et siis on võimalik kuni novembri keskpaigani veel volikogu otsust muuta. Vot, ja enamus sellest rahast on meetme mõte on olnud siis enamus rahast siis suunata ehitustegevusse, mis siis hõlmab ka lammutustegevust ja on lubatud ka mööbli soetamist.
et nende asjade peale põhimõtteliselt on lubatud. Igasuguste muude jooksvate kulude katteks seda raha kasutada ei saa. Nii, mis veel? Küsige midagi selle kohta. Kas on kellelgi küsimusi? Nii palju. Täpsustan seda, et seletuskirjas on pingerida nimekiri ja siin eraldi ka pingerida nimekiri kaasas, aga need erinevad üksteisest. Kummast saan aru, et siin seletuskirja oma vist siis tundub olevat see, millest lähtutakse. Ütleme, ministeeriumi jaoks ei ole vahet, millises järjekorras nad on. Oluline on see, et nad selles kinnitatud nimekirjas sees on need objektid, millele me raha taotleme. See, veel selgituseks, et vallavalitsus vaatas ka need nimekirjad, need dokumendid üle ja siis võib juba järgmiseks operatsiooniks oleks siis peremehetu vara arvele võtmine. On küsimusi. Sama eelnõud arutasid ka komisjonid, majanduskomisjon, arengukomisjon ja olid selle peremehetuse tuvastamisega nõus ja samamoodi vallavalitsus kooskõlastas antud eelnõu. Kui ei ole, siis ettepanek on kinnitada see volikogu otsuse eelnõu. On teistsugused arvamusi? Ei ole. Palun käega märku anda, kes on selle otsuse eelnõu kinnitamise poolt. Siin on kõik ja siin pool on ka kõik. 18 volikogu liiget kinnitasid Viru-Nigula vallavolikogu otsuse peremehetu vara hõivamise algatamine ja algatada ehitiste peremehetuse tuvastamine ning võtta peremehetu ehitisena arvele Kunda linnas Lähta teel 6 garaaži. Määrata punktis 1 nimetatud hoonete hooldajaks Viru-Nigula vallavalitsus. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Aitäh! Nägemist! Päevakorra 5. punkt. Oma finantseeringu katmise garanteerimine. Ja sõna annan arendusjuht Ebe Ojala. Viru-Nigula kogukonna maja on siis seesama maja, kus me hetkel asume. Vallavalitsusel on siis plaan teha energiatõhususe tööd 2 aasta jooksul 2021-2022. Et see täidab siis päris mitut arengukava eesmärgipunkti ja lisaks on ka kajastatud eelarvestrateegias, aga lihtsalt kuna see on mitmeaastane investeering ja sedavõrd suur, siis on vaja volikogu kooskõlastust. Et juhul, kui projekti rahastuse saab, siis lähevad need tööd käiku järgmisel aastal. Nii, palun küsimusi. Samamoodi selle
ja komisjonides läbi arutatud, kus on tulnud ka volikogule esitamiseks nõusolek. Ja see on siis nii. Kui küsimus ei ole, siis on ettepanek kinnitada see otsuse eelnõu. Kas on teisi ettepanekuid? Ei ole. Palun käega märku anda, kes on selle otsuse eelnõu kinnitamise poolt. Nii, siin on kõik. Siin on kõik. 18 volikogu liiget kinnitasid Viru-Nigula valla volikogu otsuse oma finantseeringu katmise garanteerimine, kus me siis anname nõusoleku garanteerida meetme energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes raames projektis Viru-Nigula kogukonna maja energiatõhususe suurendamine, tegevuste oma finantseeringu katmine kogusummas kuni 310 000 eurot. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Aitäh! Aitäh! Kuues punkt. Volikogu esimehe puhkusele lubamine. Nii nagu eelnevatelgi aastatel on volikogu juulikuu istungil ajal meil vaba aeg, meil juulikuus istungit ei ole ja sellepärast kasutan selle aja või teie nõusolekul kasutan selle aja enda puhkuse ajana 35 kalendripäeva kõik korraga. Kas on vastuväiteid? Ei ole. Ei ole. Nii. Raivo, tule palun. Istu minut. Nüüd on võtnud sõru. Nii, avaldust ma ise ei ole näinud, tõenäoliselt on ta registreeritud ilusti. Dokumendi registris olemas. Et nii nagu Riho ütles, siis 1. juulist kuni 4. augustini eelnõu on teil ees. Teen ettepaneku lubada Riho korralisel puhkusel. Andke käega märku, kes on poolt. Nii, kõik on poolt. 17. Nii. Ja koputame ära ja puhkame. Aitäh! Ja päevakorras viimane punkt on informatsioon ja kõigepealt siis sünnipäevad maikuus olid Jüri Frolovil ja Jüri Šipilovil, aga nad eelmine kord ei olnud meil. Nii et palju õnne tagant järele, väike magus amps ka siin. Nii. Ja juunikuu sünnipäevad on meil Kaido Veskil ja Raivo Pigakul. Nii, siis on
meile saadetud kiri Eesti Linnade ja Valdade Liidult, kus antakse teada, et hakatakse tegelema infosüsteemi Volis 2 analüüsiprojekt tuleb ja hakatakse seda täiendama ja uuendama ja küsitakse, tähendab, siin on öeldud, et on juhtrühm ja lisaks juhtrühmale kaasab Linnade Valdade Liit analüüsi, kõik seda soovivad omavalitsused, olenemata sellest, kas praegune Volis on kasutuses või mitte. Ja soovivad meil, see oli 30. juuniks, siis soovivad meilt kinnitust, et ma leian, et meil oleks hea osaleda selles analüüsis ja võib-olla siis ka hiljem, kui see läbi on ja uus Volis 2 tuleb, siis võib-olla ka kasutusele võtta. Et meil on praegu selle ülekandega on väikesed probleemid, teatud inimesed ei näe seda. Mina oma arvutis ka ei näinud, aga Dmitri Käär ütles, et tema näeb, et pilt praegu osades arvutites pilt seisab. Nii et kas olete sellega nõus, et ja siin on kontaktisik on vaja määrata, et ja ilmselt siis pärast läbi selle kontaktisiku saavad ka teised osaleda selles analüüsis ja oma ettepanekuid teha. Et oleneb, kes kontaktisik tuleb. Kui ta on pädev, siis loomulikult võiks osaleda. Ja kes meil on kontaktisik? Kas on juba otsustatud või ei ole? No, ei ole. Seda ma praegu küsingi. Nii. Ei, ma võin olla kontaktisikus, aga kaasa on loomulikult ka kõik teised, kui tuleb see analüüsimise hetk kätte. Ma ei tea, kui Kaido on nõus, mina pakuks Kaido, ma arvan, rohkem pädev nagu selles mõttes. Ei, Kaido mitte sind, Vešli Kaido. Kaido Vešli. Et selles mõttes infotehnoloogia, ma arvan, Kaido jääb päris. No, muidugi, ma ei vaidle üldse sellele vastu, aga ma tahtsin öelda seda, et see analüüsimiseks tuleb nii või teisiti kokku võtta, et ta ei jää kindlasti sellest kõrval. Nii. Meski palju nõusus küsib. Kontaktisik selle projekti juures analüüsi faasis on ilmselgelt see, kellega vahetakse infot ja infot soovitakse ju eelkõige ikkagi nende protsesside kohta, mis toimuvad rohkem nagu majas või mitte niivõrd volikogu tasandil. Et ma arvan, et volikogu esimees kontaktisikuks on väga hea. Ja kui ühel hetkel on vaja hakata analüüsima, et mida kasutusele võtta ja kuidas kasutusele võtta, siis pole küsimust, loomulikult võib ju kaasa ja et ma arvan, et esialgu ikkagi kontaktisikuks võiks olla volikogu esimees. Nõus? Ma olen nõus. Nii. Ma saadan siis selle meiepoolse vastuse ära. Nii, siis Viroli maikuu üldkoosolekul, kus me osalesime Nii, Virol arutas maikuus selliseid küsimusi, nagu geoloogiateenistus andis ülevaate kavandatavatest puurimistöödest, kus ka meie vallas on 3 puurauku tuleb. Ja eesmärgiks on siis hinnata nõukogude ajal
tehtud uuringute usaldusväärsust ning uurida puursüdamike kaasaegsete meetoditega. Kodulehel on see info olemas ka, küsimused ja vastused nendele. Siis COP-i taotlusvoor eraldas projektidele ligi 53 000 eurot. Aineolümpiaadide komisjonide liikmete tunnustamiseks eraldati pea 13 000 eurot. Valiti uus revisjonikomisjoni esimees, liige, kuna üks revisjonikomisjoni liikmetest astus volikogu liikme kohalt tagasi ja siis tuli selle pärast valida uus. Nii, ja siis Virol võttis esimese lisaeelarve kogumahus 237 000 eurot vastu ja moodustati konkursi Lääne-Virumaa kaunis kodu komisjon, kus meilt on ka siis inimene on selles komisjonis olemas, Reili Eike. Ja moodustati siis töörühm Viroli ja Lääne-Viru arenduskeskuse liitumise ettevalmistamiseks. Sellised päevakorrapunktid olid maikuu Viroli koosolekul. Ja siis juunikuus ma osalesin ka linnade valdade volikogu koosolekul, kus 3 põhilist punkti tutvustati perevägivalla probleemi, siis koduteenuse kaasajastamise küsimust ja kinnitati linnade valdade liidu majandusaasta aruanne. Ja siin need 2 esimest punkti olid ka slaidid, mida selle info iseloomustamiseks ja edasiandmiseks päris palju fakte siin perevägivallast ja siin on ka soovitused, perevägivalla maksumus aastas kõikides valdkondades, mis sellega kaasneb, on arvutatud 116 miljonit eurot. Ja siin on siis füüsilised kahjustused, perevägivalla tagajärjed, kaebused, alkoholi kuritarvitamine ja nii edasi. Nii, ja mis on siis süsteemse lähenemise kasu? Teavitamise määr on kasvanud, vähenenud, korduvate juhtumite osakaal on vähenenud. Ja siin on ka ministeeriumi poolt ettepanekud omavalitsustele korraldada majutus vägivallatsejatele, et tagada ohvrite kaitse, peredega kontakti hoidmine ja tugi vägivallas kannatanutele, lastekaitse ja sotsiaaltöötajate teadlikkus ja hoiakud. Et sellised probleemid olid. Et kui keegi soovib, ma saatsin sotsiaalkomisjonile need materjalid, aga kui keegi soovib ka, siis ma võin teile saata. Saada mulle ka. Ja Tea Varrak andis teada selle toidu kojukande olukorrast. Nii et siin on ka mõningad slaidid, kuidas see ja järgmine volikogu istung toimub 27. augustil. See on minupoolne informatsioon. Nii, nüüd ma annan alla panema. Võite esitada.
siin enne ära kirjad on Rämsposti läinud. Ja ma ei tea, kus meili pealt ta neid saadab, nii et selles mõttes, et me hea meelega vastaksin. Raido võib seda kinnitada, me läksime pärast, vaatasime järgi ja nii et vallavali. Selle kohta lihtsalt nii palju on kevadel vihmalt, rohi kasvab nii kiiresti, et jõud ei käi üle. Midagi ei ole teha, sellepärast kuskilt peab mingi asi kannatama ja nii ongi. Inimesed on jah, tulevad kaugelt ja tõesti hästi palju pahameelt. Ei no võib olla, aga lihtsalt ega kõigil on võimed, nii et midagi ei ole teha lihtsalt ongi. Et sellesse asi ongi nii. Iseenesest minu isiklik arvamus on, et tegelikult on päris kena neid põllulilli vaadata, kui nende maha jäetud haudade peal, mis kasvavad, et ise minu isiklik arvamus. Jah, et ega selles mõttes nii ta on. Just nii alla, et nii lahutamine kui investeeringud on ühe rahapaki sees. Et selles mõttes, kui keegi kirjutab, siis võiks enne järgi uurida, kuidas lahutamine kui ehitamine üks investeeritud, kõik luges nii. Ja sellepärast me seda siin kasutasime. Aga ma mõtlesin just füüsilist isikut, kellel on ju väga palju hooneid niimoodi laokele jäetud. Jälle ma pean silmas nontavad kõigepealt, et kas on seal arengut toimumas? Nende inimestega selgitamine asjad, see on ju väga raske, see on pikk kirjavahetus, kohal näimised, eks ole, kõik tõid põhjused kroonakriisi. Ei arva seda nii kaugele mine tagasi. Selles mõttes, et Vene on teinud väga head tööd, et selles mõttes ja neid inimesi kätte saanud ja kõigil on omad põhjused ja eks ta nii on. Siis me läheme vähelaaval edasi selles mõttes, et see on näha kogu aeg me seda linna polistame. Et ega me ei jätta see ühtegi maja, ma olen lubanud, ma ei jätta see ühtegi maja ja kõik omanikke lihtsalt hakkame niivõrd, kui saame pigistama. Õige. Rahuga vastu. Riku, ma mõtlesin, kas me ülekanne praegu toimub? Ei toimu. Ülekanne protestiks siin, et näevad pilti ja ülekannet ei ole. No, igal juhul administraator ütles, et tema näeb oma arvutis. Aga mingi probleem on praegu sees, aga ma ei tea, ma ei oska öelda. Aleksei on puhkusel. Midagi on seal probleemi. Aga tuleb kindlasti... Aga salvestus tuleb, kindlasti. Jah. Praegu otsa mingi probleem on sees. Nii, veel midagi? Ei ole. Raud, kõik toimib. Kõik käes. Jah, aga aitäh. Palun, kõik head suvepuhkust teile ja nautida. Nii et kui rohkem ei ole kellelgi küsimusi, siis tänan istungil osalemise eest ja ilusat suvepuhkust, päikselist suve ja puhake. Järgmine volikogu istung on siis augustikuus. Jah, 27. Volikogu istung on läbi.
aitäh!